et näod naerule teha ja selleks on kaks viisi. See, kes tahab nii-öelda seda kaamera ees teha, võib siia tulla ja oma ettepanekud, küsimused ja kommentaarid siin esitada. Kes seda otseselt ei taha, saab seda ka koha peal teha, sest nagu ma ütlesin, ennist kaamera võtab igalt poolt, aga või mitte kaamera, vaid siis mikrofon, jah. Ma ei tea, siin ma tegelikult sissejuhatuseks küsiks ise su käest, et kui sa kasutades seda võimalust, et ma juba püsti olen ja niikuinii mõtlesin, eks, et me tegelikult vaatasime seda, mis nagu pikas plaanis nagu mõistlik on, eks ole. Praegu me oleme kirjeldanud need meetmed suhteliselt nagu üldiselt, et mis teoreetiliselt võiks nagu olla, et kuidas sa nagu näed, et siit nagu nii-öelda kõige kiiremini selliste väga konkreetsete selliste aktsendiga tegevuste juurde jõuda, et missugune kellega koos, mis aja jooksul ja nii edasi. Et lihtsalt ennetada küsimus sealt saalist. Ei, kui konkreetsetest tegevustest rääkida, siis nagu ma ütlesin, meil on seesama nii-öelda meede, eks. Sellega me oleme pikalt tööd teinud. See on just nii-öelda pidevalt täienenud mudeli tõttu on see töö veninud, kuid mida me oleme kogu aeg rääkinud ja mis ikka veel kehtib, on see, et meil on plaanis ka loomulikult erinevaid osapooli selles sektoris selle sama meetme nii-öelda lõplikuks formuleerimiseks kaasata. Ja samuti üks asi, millega me ministeeriumis praegu tegeleme, on see, et ehitada nüüd sellele väga heale erinevate tegevuste omavahelisi seoseid kirjeldavale tööle peale selline, kuidas öelda, erinevate poliitikameetmete mõjuanalüüs. Ehk siis me võtame mitte ainult need tõenäolised meetmed, mida ma siin näidanud olen sellisel väga filosoofilisel tasandil, vaid me paneme nagu konkreetselt nendele tegevustele siin nimed külge, paneme nendele need ajaraami külge ja vaatame, et näiteks ütleme, kui me saame siin selles faasis siis mingit sorti feed-in premiumi biometaanile, millised on selle positiivsed, negatiivsed mõjud ja ütleme sellise meetmete teekaardi või tehnoloogias rakendamise teekaardi lõppviimistlusprotsessis osalevad, ma arvan, kõik, kes siin ruumis on või kõik, kes iganes sellest teemast huvitatud on. Okei, aitäh, aga esinejad on endiselt püsti, meil meeldib lihtsalt kaameras olla, et Villem vähe kõrval, et võtame küsimused, kommentaarid, ettepanekud, no peaks olema. Jaa, palun. Kas selle tasuvuse puhul seal oli arvestatud ka sisse nii-öelda tanklate ümberehitamine, kõik see uute trasside vedamine tanklate juurde, need kulud ka? Jah. Et täna on selline tegelikult esimene võib-olla siis laiemale publikule presenteerimise kord ja esiteks elu on pidevalt muutuv ja ütleme need numbrid, mis siin sees on, ei ole nii-öelda ajaliselt püsivad anyway. See on see üks pool ja teine pool on see, et võib-olla on seal sees ka vigu. Ehk et selles mõttes turuosalised, kes oskavad nii-öelda asja paremaks panna, kommenteerida ja väiteid esitada, et on nagu teretulnud seda tegema, sest see mudel ei ole nüüd lõplik, ta jääbki nüüd elama, eks ole, ta jääbki muutuma. Selle mudeli juures me peaksime arvestama seda, et ta võrdleb mida? Ta võrdleb situatsiooni, kui turg on käivitud. Mitte ükski turg ei käivitu niimoodi. See protsess tõenäoliselt võib olla 100 miljoni normaalkuupmeetri biometaani tootmiseni 7, 8, 10, võib-olla 15 aastat. Sellesse ajaperspektiivi mahuvad meil väga rikkalik valik kõikvõimalik erinevaid kütusehindasid ja muid turumõjusid. Et ta ikkagi on nii-öelda teoreetiline käsitlus sellest, millist stsenaariumit valida. Aga kui me tõstame aja konteksti, siis võivad sealt tulla mingid uued tõed välja. Seda ei tohiks nii-öelda tähele panna.
ehk et tuues paralleeli nagu sellest energiamajanduse arengukavast tervikuna, siis ma olen seda korduvalt öelnud, et energiamajanduse arengukava on lootust paranenud sel hetkel, kui ta vastu võetakse. Sest elu on lihtsalt palju teevad korrekti. Nii, aga teisi, jaa, palun. Kus see kaamera on? Tule siin. Kui ma lihtsalt välja tulemas, võib-olla hääl läheb peale, et kuna see saatan pidi detailides peituma, siis ma räägin nagu mitut asja korraga, et võib-olla nii üldiseid asju kui ka detaili. Et kõigepealt nagu sissejuhatuseks, et bensiin on kuskil turust 30%, diisel on 70%. Et kui me vaatame kogu seda tööd, siis kõigepealt me ütleme, et idee iseenesest meie meelest on õige, et vaadelda seda biogaasi turule toomist läbi jaamade, mis ühendatakse gaasivõrku ja kus siis gaas realiseeritakse läbi siis gaasivõrku külge liitatavate, siis bensiinijaamad, gaasijaamad. Et põhimõtteliselt idee meie meelest on õige, eriti kui me arvestame seda, et see gaasivõrk katab tõesti võib-olla ütleme 2/3 Eesti elanikkonnast ja 2/3 ütleme Eesti sellest SKP tootmise piirkonnast. Kuid ütleme, et meil on kogemus nende tanklatega alates 2009. aastast ja selle kogemuse põhjalt nagu mõned asjad tahaks öelda. Et kui see klient teeb valikuid, kas ta võtab gaasiauto või ei võta või üldse nagu valikuid, siis meie meelest neid aluseid on nagu kolm. Üks on hind, teine on ütleme kohustus või sund ja kolmas on ütleme siis väärtushinnang. Et kui teie nagu soov või nägemus on see, et bensiin on nagu kõige kasulikum ühiskonna jaoks, siis me arvame, et selle bensiiniga on võib-olla kõige rohkem probleeme, sellepärast et kui me vaatame, kes bensiini kasutavad, need on eraisikud ja need on väikeettevõtlus. Ja nende jaoks on põhiline argument on hind. Täpselt nii nagu sa hästi õigesti ütlesid, et bensiiniasjad on raskesti juhitatavad, diisel on kergemini. Ehk meie hinnangul selleks, et üldse kogu seda asja nagu käima saada, siis te peate vaatama ikkagi seda diiselturgu läbi riigihangete, läbi kohustuse, prügiveod, kõik sellised asjad, et seda turgu on niipidi palju kergem käivitada, et kui see täna olev surugaasi hind 0,779, mis on 2 korda odavam kui bensiin, et kui selle aja jooksul neid eraisikud ei ole nii palju tulnud, siis järelikult kui me püüame müüa biogaasi sama hinnaga, mis on lähedane ütleme bensiinile, siis ma oleksin nagu skeptiline ettevaatlik. Et ütleme selliste väärtushinnangute põhjalt, ma arvan, et ei tule nagu nii palju, et diisel on igal juhul oluline ja võib-olla te peaksite natuke neid rõhuasetusi seal ümber panema. Nüüd, kui te võtate see 110 kuni 130 miljonit kuupmeetrit, ma mõtlen oma auto järgi, et mina aasta aega olen sõitnud gaasiautoga, 20 000 kilomeetrit aastas, see on umbes 1000 kilogrammi. Ehk selleks, et see 80 kuni 90 000 kilogrammi saaks ära kasutada, oleks vaja 80 kuni 90 000 autot. Kui me võtame taksod, me oleme taksodega rääkinud, taksod võtaksid aastas kuskil umbes 4000 kilogrammi, et on vaja umbes 22 000. See on kaunis nagu suured numbrid. Ja kui nüüd siin edasi minna nagu nende tanklate poole peale, siis ütleme, sellised tanklad, ma saan aru, et kui sa oled öeldud, et 200 kuni 250 000 oleks see investeering, see on ütleme üks selline tavaline tankla nagu Eesti gaasil on, kus on 2 kompressorit, 1 tankimise saar. Nüüd ütleme, kui see panna bensiinijaama, siis selle tankla nagu aastane võimekus on kuskil 400 kuni 500 000 kuupmeetrit. Ehk ühesõnaga selliseid tanklaid oleks vaja kuskil siis 200 kuni 250 tükki üle Eesti. Et nüüd on nagu küsimus, et kas see on võimalik ja kas läbi nende tanklate on võimalik sellist kogust müüa ja kas sinna taha tulevad siis ka need kliendid, kes on võimelised neid koguseid osta. Ja nüüd edasi võib-olla natukene selle investeeringute koha pealt, et see 200 kuni 250 000, see on tegelikult meie jaoks on see investeering, sul oli seal kõige esimesel pildi peal, kus see soomlaste tankla oli Svel. Et need on tegelikult täpselt samad tanklad, mida meie kasutame, siis kogu see kompott, mida me Saksamaalt ostame, maksab umbes nii palju. Aga nüüd... Täpsusta kui palju. Et tanklate hinna temaatika on kogu aeg loksub siia-sinna. See pilt, mida Villem näitas, me teame täpselt,
okei, aga metsas. Jahtame sealt seame, kus on sees 2 kompressorit, kus on mahutid, kus on tankimise asjad, siis ütleme, see hind jääb selle 220 pluss miinus sinna juurde. Meil tuleb sinna juurde veel koha pealt, võtame Eestis selle makseautomaat, kõik see. See on seadmete hind. Kuid kui te nüüd võtate seda, et te saite, kui palju on neid bensiinitanklaid, mis on gaasipresside lähedal, siis järgmine küsimus on tegelikult see, et kõik need tanklad tuleb ühendada gaasitorustikesse, ehk tegelikult on küsimus, et on vaja investeerida toruehitusse. Ja järgmine küsimus on see, et on vaja veel võrreda elektri olemasolu, et ka elektrivõimsus on olemas, et peab olema olemas, et tegelikult need investeeringud on ilmselt ühesõnaga siit puudu. Ja järgmine teema, ütleme detailidesse minnes on küsimus see, et te peate analüüsima ka seda, et milliste gaasivõrkude ääres on need tanklad, sest ma usun, et väga palju neist on madalsurvevõrgu ääres, ehk tegelikult minimaalselt oleks vajalik kesksurvevõrk. Te peate ka sellist asja analüüsima. Nii et meie idee, lähenemine iseenesest on nagu positiivne, aga on väga palju asju, mis vajaksid täpsustamist ja selgeks rääkimist ja analüüsimist. Ja tõesti, et osa andmeid sa küsisid minu käest, siis ütleme näiteks, et elektrikulu tegelikult on suurem, et see sai olla natuke liiga väike, et praktikas tegelikult elektrit läheb ühesõnaga rohkem. Ja mida tahaks nagu veel öelda, et kuna me päris tootmisse pole tahtnud ühesõnaga süveneda, aga me oleme sügavalt mõelnud selle peale, et te meil nii vähe kasumit lubate, et kui me vaatasime seda, et võtate amortisatsiooni ajad, mis on ütleme tootmisele ja tanklatele ja need amortisatsioonisummad, siis need olid nagu tootmise poole peal oli amortisatsioon 2 korda väiksem, ehk siis ma saan aru, et investeering on 2 korda väiksem, aga kasumit lubate gaasimüüjale 8 korda vähem ja ei luba üldse võtta pangast laenu selleks, et seda tanklat ehitada, intressiga pole ette nähtud. Nii et siin on nagu palju asju, mida tuleb ühesõnaga rääkida ja arutada. Rauli lähenemine on selles mõttes põnev, et kõigepealt annab numbrid ja siis kritiseerib neid. ma elektrinumbriks ma natuke valesin, aga ütleme ka seda, et kõik numbrid, mida ma sulle andsin, kõik numbrid tegid väiksemaks, mitte suuremaks. Tead, peale sinu numbrit oli mul ühed sakslaste numbrid veel kasutada, nii et ma päris oma loomingut ei teinud, et võtsin teie kõigi vahelt seal teatava keskmise. Aga see töö on strateegilise vaatega. Et nüüd niimoodi päris toru läbimõõdu tasemele seda dialoogis viia väga keeruline, et selleks me peaksime lihtsalt tegema teise astme töö või minema veel nii-öelda detailsemaks ja uurimagi siis seda nii-öelda tanklate gaasivõrgu seostamist tehniliselt ja detailselt. Ma küll ei tea, kas see on nii-öelda arengufondi nii-öelda see fookus või meie nii-öelda töö, kas meid on selleks ellu kutsutud? See oli üks põhjus, miks ma Siimu käest küsisin, et kuule, mismoodi me nüüd edasi paneme, eks ole, kellega ja kuidas. Aga ta natuke vastas ka, eks. Et ma ikka ütlen samamoodi, et nagu ma eelmisele küsimusele ka ütlesin, et see on praegu mudel, mis seob nii-öelda tegevusi, tulemusi, muutujad seal sees muutuvad ja jäävadki muutuma, seal ei ole isegi teoreetilist võimalust, kus nad nagu õigeks jäävad. Päeva lõpuks, või mitte päeva lõpuks, vaid mingil hetkel võime tõdeda, et polnud päris see. Aga oluline, mitte ainult selle biometaani puhul, vaid tegelikult kõikide tegevuste puhul, mida me nagu strateegiliselt alustame, eks ole, pikaajalisi plaane seame, on see, et me need nii-öelda põhjustagajad või tegevustagajad seosed looma. Siis me saame nagu adekvaatselt hinnata. Ma võib-olla ühe täpsustada tahaks nagu veel öelda, et sa Vilja mõtlesid ka, et võrreldakse biogaasi ja maagaasi. Ma tahan öelda seda, et iga ettevõtte jaoks, kes neid valikuid teeb, iga kodaniku jaoks kes valikuid teeb, siis tema jaoks ei ole konkurent mitte maagaas, vaid ta võrdleb seda alati bensiini ja diisli vastu. Nii et selles mõttes nagu ei tohiks nagu algusest peale nagu seda valet keskendust võtta. See on olema konkurentsivõimeline bensiini ja diisli vastu. Kui me räägime sellest nüüd nii-öelda sellest kaudsest koormusest, mis tuleks tegelikult kütuseturule tagasi suunata ja mis oli seal suuruselt 70 miljonit eurot, eks ole, täiendavalt aktsiisimaksudena tagasi korjata, siis ega see ei tähenda, et seda peaks
noh, me nagu ei võta kuidagi seda hoiakut, et seda peaks kindlasti võtma näiteks ainult vedelkütustelt või ainult gaasilt. See ongi pigem nii-öelda selle poliitika disainimise küsimus, et me peaksime arvestama sellega, et see CNG ja vedelkütuste hinna vahe peab olema piisav, et motiveerida. Aga mis asi on piisav? No ütleme nii, et see töö veel ei vasta sellele küsimusele, et mis asi on piisav vahe. Selleks peaks tegema mingit tarbijauuringut või uurima seda, et kuidas tarbija käitub. Kus on see murdepunkt, millal ta on nõus minema üle? Siin. Jah, et võib-olla ma siit räägiski natuke seda, täpsustaks seda poliitikameetmete lähenemist, et Raulil on väga õige point. Ka meie vaatame seda pigem, nagu ma siin alguses ütlesin, et me vaatame seda selles vaates, et milliseid kütuseid on meil võimalik pakkuda olemasolevatest bensiinist ja diislist odavamalt. Ehk siis, kui see kõik piltlikult, ma arvan, et sellest me saime ka ENMAK-i raames omavahel arutledes aru. Saime hakkama, et kõik kütused, mida saab toota odavamalt kui bensiin ja diisel, siis nende kasutuselevõttu me peame uurima, eks. Ja kui me räägimegi siin nagu konkreetsetest meetmetest, läbi mille on võimalik biometaani kasutamist suurendada, siis ütleme, kui me räägimegi avaliku sektori poole pealt, siis meie jaoks olekski kontseptuaalselt kõige lihtsam, kui need hanked, mida avalik sektor teeb, olgu need avalikud liiniveod, suured sõidukiparkide mahud, mis iganes, kui nii-öelda sundida neid hankeid läbi viidama selliselt, et hangetes oleks kohustus kasutada biometaani. See tähendaks piltlikult öeldes seda, et ütleme, kui me võtame siin, võtame Tartu liini hankeks, me kuidagi räägime Tartu linna pehmeks selliselt või nad jõuavad ise sellele tõdemusele, et kuulge, et meil praegu sõidavad linnas bussid diisliga, aga mis oleks, kui paneks need hoopis biometaaniga sõitma, et biometaan on ju odavam, see on meil siin kohalik kütus, võib-olla siin Tartu veevärgist hakkab ka tulema biometaani, võib-olla teeb keegi kõrvale veel ühe biometaani jaama, et teeme õige hanke selliselt, et ükskõik kes meil tuleb nende bussidega inimesi vedama, ta peab kasutama 100% biometaani. See toob turule või tekitab turul, ütleme piltlikult öeldes ostukohustuse, no näiteks 2 miljoni kuupmeetri biometaani osas. Ehk siis läbi selle, et keegi on esitanud turule tellimuse, on meil olemas nõudlus 2 miljonile kuupmeetrile biometaanile ja riik ei pea selle olukorra puhul mitte sentigi peale maksma, me ei pea tekitama siia eraldi turukorralduslikku meedet, me ei pea panema, nii nagu selles analüüsis praegu on tehtud, me ei pea panema seda nii-öelda kallinemist siis kütuse turule, ehk siis me ei pea seda turukorralduslikku meedet teistele kütuseliikidele laiali jagama, kuid me saame, nagu siin mudelis on kajastatud, ongi 2 miljonist kuupmeetrist kuni 5 miljonini. Pehmelt öeldes me saame ühe biometaani jagu nõudlust tekitatud. Juba lihtsalt läbi sellise lihtsa tellimuse esitamise. Kõige täpsust juurde, et keegi peab seda tööd ikkagi tegema, nii-öelda valgustama, käima, rääkima, seletama, eks ole, ja nii edasi. Ja loomulikult, see on ka turgu kujundav tegevus, et keegi peab ikka tegema, eks sa pead tõenäoliselt ikka käima. Ja eks ma käingi. Et selline asi, et kui seda edasi arendada, siis peaksin vaatama veel mõnda kihti. Üks oleks see, et kui me hakkame vaatama autoturgu, siis on üks võimalus, et hakatakse uusi gaasiautosid ostma, aga teine on, et olemasolevaid saab ju gaasigarnituuri lisamisega ka ümber teha. Nii diisli kui bensiinimootoriga autosid ja nad saavad olla ka duaalmootorid, nii et kas siis gaasiga või bensiiniga, nii et see on üks asi. Nii et ma arvan, et seda vist ei ole praegu veel käsitletud, et see toob ka mingisugused lisaväärtused, mingisugust tööd võib siia tuua. Aga teine olulisem kiht oleks see, et mida see tähendab siis keskkonna seisukohalt, kui me teatud koguse bensiini nüüd asendame gaasiga või kui me teatud koguse diislikütust. Ma arvan, see diislikütuse asendamine võib isegi suurema keskkonnaväärtusega olla, sellepärast et see vähendab need peenosakesi, mis bensiini puhul praktiliselt ei teki, aga mille hinda me võib-olla ja mõju meie tervisele ei oska täna isegi hinnata. Või kui oskame, siis on okei.
nii et noh, vot niisuguseid asju tuleks siis nii-öelda järgmiste kihtideni lisada. Võib-olla siis need proportsioonid lähevad siis ka, nagu Raul lootis, et natuke rohkem diiselkatul kasuks, et diisel läheb võib-olla ka natuke kasulikumaks. jah, miks mitte, et selle esimese kohta ma ei oska, ma ei tea, kas sa tahad kuidagi kommenteerida, aga see diisli PM2,5, eks ole, või noh, ütleme PM2,5, mis tervisega otseselt seonduvad, et jah, võib-olla muuseas see isegi muudab mitte, eks ole, ma ei tea, ei oska öelda, aga tegelikult kogu selle tegevuse eesmärk, mida me täna teile ette kanname, on nii-öelda niisugune hardcore. See on nii, et igaüks, kui sa lähed nagu koju emale rääkima, et surm on ka suhteliselt hardcore. Et kui pojakene milleks sa tegeled, eks, et siis ta saab aru, eks ole, et see on see. Ja see on ka SKP-s. Iga enneaegne surm, mida Eestis on mingi 687, iga aasta peenoskas tõttu, et noh, seal on konkreetne rahanduslik kinni. Ei, me hindasime selle seose muuseas ka EMAK-it tehes ju ära tegelikult, ehk et PM2,5 ja nii-öelda siis Taali ehk siis Piri aitab meid. Õiguskoormuse vahe, et see on nagu, ei muidugi absoluutselt, see on selgelt sees, aga siin on nii-öelda väga selgelt puhtalt majanduslikult otsekuludega seonduvad pluss miinus. Nii, küsimused? Nii, teed. Oma pilti saab näidata. Nii. On legaal tule ühendu senikaua ma räägin võib-olla veel, et miks me nagu olemegi lõpuks läinud nii-öelda sellise, kui see on siin hardcore, siis meie vaatame softcore'i poole pealt. Et me nagu olemegi näinud vajadust just panna kokku selline erinevate poliitikameetmete analüüs või selline tehnoloogia rakendamisteekaart. Sest vaadake, kui me käime nagu ka ministeeriumi poole pealt ja koos Kikiga, koos Heikiga, koos Lauriga, koos Andoga, koos Timoga, ükskõik kellega koos käime avaliku sektori pealt seda juttu rääkimas, olgu need avaliku sektori asutused või erasektori asutused, siis te võite arvata, et nagu inimesed on üsna ratsionaalsed ja nagu tulevad kaasa selle mõttega, et kui on olemas odavam, keskkonnasõbralikum tee välja, siis see valik tehakse, eks. Aga tegelikult, mida me näeme, on see, et isegi kui me lähme selle jutuga, et hea küll, ärge siis kohe biometaani kasutage, sest noh, seda ei ole turul veel, et ma ei saa teile näidata purgis seda biometaani, ma ei saa seda näidata lihtsalt, et see tuleb, et kasutage siis maagaasi, et see on lihtsalt poole odavam ja sellega nagu jääb teile konkreetne patakas raha tasku näiteks järgmise 10 aasta jooksul, siis seda ei neelata alla, see tähendab seda, et öeldakse, et ei, me ikka ei kasuta maagaasi. Küsid, et miks ei kasuta? No öeldakse, tuleb Venemaalt. No hea küll, inimesed selle peale ei mõtle, et kodus neil on gaasiboiler, nad küpsetavad, nad keedavad vett samamoodi gaasiga, mis tuleb samamoodi Venemaalt. Praegu saab hästi öelda, et aga näed, 20% gaasi tuleb juba Leedust. Järgmine küsimus. See ei oma tähtsust. Ei ole oluline. Praegu töötab vastu. Järgmine küsimus on see, et aga mis siis juhtub, kui tankla katki läheb? Et meil on siin ainult üks tankla, aga keegi selle peale näiteks ei mõtle, et kui ma korraga tellin endale nii-öelda 50 bussi või 100 bussi, mida ma hakkan kasutama, siis võib-olla on nagu selle käigus sunnitud gaasitarnija tekitama sinna spetsiaalse tankla nende 50 või 100 bussi tankimiseks, et see nagu maailm ei jää selliseks, et meil ongi ainult see üks tankla seal, et nagu sellised väga lihtsad küsimused, millele või sellised ebaratsionaalsed hirmud on tegelikult need, mis takistavad meil selliste heade ideede rakendamist. Teet, kuule, kui sa lubad, et see 15 minutit inimeste aega ei kuluta, siis... Minu arust see on tegelikult seesama pilt, mida Villem näitas ainult, et tema näitas seda tabelina, mina panin teda, minu arusaam väärtusahelast on see, et väärtusahel koosneb nendest valdkondadest ja iga valdkonna väljund on järgmise valdkonna sisend. Ja antud juhul siis siin on nüüd, põllumajandus on esimene, siin on näha, mis on siis see tegelik raha, mida põllumees loodab saada või tähendab tahaks saada, et nagu kasumit ka saada. Aga sellisel juhul oleks hind kõrgem ja selleks, et hind oleks madalam, siis makstakse talle
CO toetust. Ja täpselt samamoodi siin on siis logistika, siin on tootmine koos kõigi nende numbritega, mis hiljem seal on. Ja siis lõpuks me saame hinna, see on siis 1,5 eurot kilogrammi kohta. Ja kui me nüüd ütleme, et see ei ole see hind, mida me tanks näha tahame, et tanks me tahame näha seda hinda või siis 0,79, siis siit on näha, mis on siis selle turukorraldusliku meetme proportsioon selle väärtusahela elementide suhtes. Et me peame siit väärtusahelast leidma need asjad, mis annavad kokku selle kõik, kui me tahame selle hinna siia alla saada. Noh, et selles mõttes ma ei suuda praegu, tõenäoliselt ma ei tea, sina suutsid võib-olla, eks ole, aga ei suuda nagu kontrollida, aga kui see on õige, eks ole, siis nii on. See on siis, kui mina kontrollisin Villemi tulemust, siis ma tegin selle sellisele super. kujule ümber, et ta oleks nagu lihtsalt paremini hoomatud. Siis nii on. Suurepäraselt disainitud, et selles mõttes, et mul ei ole siia nagu midagi täiendavat juurde öeldagi, et pisut on numbrid erinevad, mulle tundub, et vist on vägi... See on sinu esimene tabel, okay. mis sa saatsid. Okay. See on esimene versioon. Aga põhimõtteliselt jah, ega siin on selgelt näha see, millises osas me peame seda, kui on 2 korda kallim konkureerivast tootest, siis ega pool tulebki juurde maksta. Et visuaali mõttes on ta võib-olla parem kui tabel. Villem, nüüd ongi küsimus see, et sa ei pea tulema mitte selle maakonna tasemele, et sa pead tulema tasemele bensiin ja diisel ja leidma need turukorralduslikud meetmed, et sundida neid kasutama bensiini ja diislasemel. Ehk diisliga lihtne, sa paned ühistranspordi sõitma, ütled, et reegel on selline ja siis sa pead vähem juurde maksma. Aga kui sa tahad, et sõiduauto hakkaks sõitma, siis vaatad tegelikult rohkem. No see on praegune tankla tase, eks. Surugaasi praegune tase. Eratarbijad sai sunni. Kui sa selle hinnavahet CNG ja alternatiivsete kütuste vahel teed liiga väikse, siis me lihtsalt vaatame neid tühjasid tanklaid, siin nagu tule keegi üle, eks ole. Ehk et me ei tohi selle CNG hinna tõstmisega nagu üle pingutada. Selles mõttes ma nagu veel, kui me räägime nagu sellest, et kuidas ja milliseid meetmeid millisel ajahetkel rakendada, ma tuleks nagu selle juurde tagasi just sellise pehme lähenemise juurde, et olukorras, kus tegelikult meil on ju see CNG ja diisli hinnavahe olnud olemas nüüd kui mitu aastat. No aastast 2009, eks, ja meil on siis teedele tekkinud mitu gaasibussi ja mitu sõiduautot, eks. Sõiduautode arv on 400 ringis vist, kui ma eksin. No ütleme niimoodi, et kõiki kokku sõidukeid on kuskil 400 pluss. Ja busse on, kui ma eksi, mõnikümmend, eks. Et hoolimata sellest, et meil on olemas selline väga ratsionaalne põhjus kasutada gaasi, me ei ole seda sellegi poolest teinud. Ja siin kohal nagu, ma arvan, et me leiamegi, et olukorras, kus ka selle odavama kütuse olemasolul seda kasutusele ei võeta, ei ole peamiseks esmaseks turutõkkeks mitte see biometaani ja maagaasi hinnavahe, vaid seal on mingid muud turutõkked, mingid muud tõkked, mis takistavad metaanil põhinevate kütuste kasutamist sõidukites. Ja kuna meil on pikemaajalisem eesmärk ja selline kaasnevad EL-i poliitikatest tulenev eesmärk kasutada just biometaani, siis olukorras, kus me soovime rakendada lihtsalt odavamate kütuste kasutamist, propageerida odavamate kütuste kasutamist, lähenekski me, ütleme ministeeriumi poolt siis juba sellele diisli ja biometaani võrdlusele. Ehk siis me saaks nagu esimeses faasis me sooviks seda probleemi lahendada ja nende turutõketega tegeleda. Minul on küsimus Raulile, et kui me räägime näiteks nüüd bensiin versus CNG kasutamisest, siis üks tankimiskord, et kui palju see CNG puhul näiteks bensiiniga võrreldes meile rahalist võitu annab, see on 40 eurot
50 eurot. no ma ütlen sulle, et see on, ma täna võtsin 20 kilo ja see maksis 15 eurot. 20 liitrit oleks maksnud 23. Kaks korda annab säästu. Ühesõnaga 15 eurone sääst ühelt tankimiskorralt. No see jah, sõltub palju suba. Nüüd, kui ma nüüd peaksin enda käest küsima, kas ma olen valmis 15 eurose säästu nimel iga kord käima, kus see tankla sul on? No mina käisin Vinklis. Vinklis, suur sõjamäel, eks ole. Et kas ma hakkaksin siit, teekonnal siit Viimsisse, eks ole, ja tagasi, kus ma iga päev tegelikult liigun, me hakkame tegema selle 15 eurose säästu nimel neid põikeid siis suur sõjamäele. See ongi tegelikult see põhjus, miks neid nagu klienti juurde ei. Kui sa juba Viimsis elad, et siis sul on nii head tulud, Selles mõttes on tõesti õige, et tanklate vähesus on kindlasti üks põhjus, oleks tanklaid rohkem, oleks tõenäoliselt ka autosid rohkem. Aga küsimus selles, et kas need tuleks proportsionaalselt juurde. Et ütleme, näiteks meil on tankla Pärnus ja meil on tankla Narvas. Et Pärnu või Puur on linn, seal võiks ju tankla päris hea koha peal, väike linn ka, võiks ju neid autosid rohkem, aga ei ole rohkem. Nii et siin on väga palju asju, et tanklate arv, turundus, kindlus, riigipoliitika, et selles mõttes on nagu väga palju asju. Ütleme näiteks, me eelmine nädal sõlmisime lepingu, et G4S ostis 6 gaasiautot, hakkab Tallinnas sõitma. Tasapidi neid asju tuleb, aga võiks tulla kiiremini. Et siin just nende pikaajaliste ergutavate meetmete juures me peamegi nii-öelda esimeses faasis tegelema nende asjadega, mis tegelikult nii-öelda paberile pandud ratsionaalsed ei ole, eks. Me peame tegelema näiteks sellega, mida paljud turuosalised meil on öelnud, et ei ole pikaajalist kindlat aktsiisipoliitikat. Kui nüüd panna sellele samale hinnale see aktsiisikomponent juurde, siis see on täiesti mõttetu. Ütleme, diisli ja maagaasi kasutamise võrdluses ei ole isegi, ütleme, siin kunagi tegime arvutusi, et kui me aastani 2020 kasvatame aktsiisi iga aasta 30%, ehk siis paneme sellele maagaasile, mida transpordis kasutatakse, kütteainena kasutamiseks mõeldud sama aktsiisi, kasvatame seda 30% igal aastal kuni aastani 2020, me ei jõua ligi lähedalegi diisli hinnale. Nii et see on jälle üks selliseid irratsionaalseid turu poolt tulevaid hirme, kuid me peame sellest kõigest hoolimata sellega tegelema, eks. Ma räägin, Peep, jah, küsimus, et sa siin tõid seda Tartu näite, et Tartu näide on natukene sihuke autoste boks, et seal on jaam olemas, see on 85% investeeringutoetuses ja tegelikult eesmärk on reovee käitlemine ja see hind kogu see amortisatsiooni on pandud nii-öelda põhimõtteliselt kommunaalarvele otsa, eks. Aga mis on need meetmed, et kuidas me saame esimese uue biometaani tootmisüksuse täna turule? Me saame võib-olla siin olemasolevaid ümber mängida, et saada näide, et meil on biometaani kassis. Aga mis on need meetmed, kuidas me saame turu nagu käima esimese biometaani kuupmeetri uue jaamana töö? Ja see ongi täpselt see, millega Villem lõpetas, ehk see institutsionaalse ostja küsimus. Ütleme, me võime siin näha seda ostjat kui sarnast skeemi taastuvelektrile, eks, et meil on olemas mingi finantseerimisasutus, mis lihtsalt maksab, ütleme, sellele biometaani tootjale toetust, et tal oleks võimalik gaasiturule müüa gaasi, maagaasiga võrreldava hinnaga, eks. Või me tekitame ostja sellisel viisil, nagu ma selle Tartu näite puhul rääkisin, ehk siis me tekitame ühe korraga suure biometaani nõudluse. See, kui kellelegi pannakse kohustus kasutada biometaani, see biometaani kogus on näiteks 2 miljonit kuupmeetrit, annabki just tootjale selle võimaluse sõlmida selle sama vedajaga näiteks leping vedamisperioodi jooksul, sellepärast et vedajal on kohustus tarbida biometaani, eks. Ja see on nagu teine... Siin on ühele härrasmärjale juba pikalt liiga teine. Täpselt sarnane küsimus, et siin mainiti korduvalt, et tuleks toetada, eks ole, tanklaid. Aga just projekti puhul ma saan aru, et kui jutt on bussidest ja sobivast kütuse hinnast, siis need risk, et nad sinna tanklasse ei tule, seda ei ole, eks ole. Ja selles mõttes, miks me ei võiks toetada siis biometaani tootet?
tahab äkki ma saan kommenteerida, et me oleme üritanud toetada tootjat ja lõppkokkuvõttes küsimuseks on see sama Go projekt, kus me oleme teinud KIK-i poolt rahastamisotsuse investeeringutoetusele. Ja täna ju tegelikult Go projekti sõnum on ju see, et kuna ei ole kindlustunnet, saavad nii-öelda sobiva hinnaga lahti, nad ei pane, kõik on valmis, aga nad ei pane raha sinna alla. Enne kui näevad, et on nii-öelda tulu piisava mõistliku nii-öelda riskiga maandatud, see, et nad saavad sellest lahti sobiva hinnaga. Ja seetõttu täna olemegi jõudnud sinnamaale, tõepoolest me oleme Tartu linnavalitsusega läbi rääkinud, et palju mõistlikum on tõesti see, kui me ütleme, kui KOV näiteks või Maanteeamet on nõus, üks maakonnaliinil, KOV-i liinil tegema hanked, paneb kohustuse, et bussid sõidavad 100% biometaaniga, riski maanduseks, juhul kui biometaani ei ole piisavalt, võib sõita maagaasiga, igasugused detailid juurde, aga põhimõtteliselt on need algusest peale teada, et siis on võimalik vajadusel ju tegelikult nendest samadest vahenditest, mis on meetme jaoks ette näha, väike preemium maksta KOV-ile, kui ta muretseb, et äkki läheb nüüd minu dotatsioonikulu järsult üles, ehkki kõik arvutused näitavad, et ei lähe. Sest just nimelt võisteldakse diisliga ju. Ja see Tartu mahud tegelikult olid pigem 2,5 miljonit, et võtame et saada suurusjärgust aru, eks ju, Go jaam täna on eeldatava tootmismahuga 1,2–1,3 miljonit kuupi biometaani. Järelikult 2 Go jaama saab teha Tartu nõudluse vastu. Tartu liini leping 8+2 aastat, 10 aastat on garanteeritud sulle teadmise hinnaga, sa tõenäoliselt lahti saad, sul ostetakse kogu toodang ära. Selle vastu on võimalik minna panka ja hakata jaama rajama. Ja samamoodi nagu Siim alguses rääkis, lihtsalt meelde tuletas Tallinnas 400 bussi. Tallinna linnavalitsusega oleme samamoodi rääkimas, kui Tallinn paneb alguses paarkümmend bussi, paneb siis 50 bussi, 100 bussi ja nii edasi. Selle vastu on jälle võimalik jaama rajada ja sul ei ole vaja hakata vägisi toppima raha kuhugi mujale väärtusahelas. Sa lood nõudluse ja garanteeritud rahavood mingiks nii-öelda vajalikuks ajaks ja selle vastu on võimalik teha jaama. Nii, võtame sealt küsimuse. Jah, et Raulile siin sekundeeriks. Ühistranspordis on kasv olemas, eks ole. See on täna juba on olemas kasv. Aga mida üldse ei ole käsitletud täna siin on sektor, sõiduautode sektor, kus tegelikult siis CNG ei konkureeri bensiini ja diisliga ainult, vaid ta konkureerib ka teise gaasi tehnoloogiaga, LPG-ga. Et meile mitteametlikel andmetel on statistika, eelmise aasta statistika, kus sõiduautosi, LPG sõiduautosi tuli juurde, mitte uusi autosid, aga nii-öelda, kes läksid üle LPG tehnoloogiale, oli üle 4000 sõiduauto. Meil on, räägime siin, et CNG sõiduautosi on kokku 400, eks ole, siia tuli 1 aastaga juurde. See on mitteametlik, eks ole, seda võib, ütleme siin, küsida Aleksalt üle. Aga siin selles mõttes ongi, kui me toomegi, hakkame otsima põhjusi, siis meie nii-öelda eeldame, et väga suur mõju oligi sellel Reola Gaasil ja Alexelal, eks ole. Nende tanklate keti, eks ole, üleminek, nende turundus kõik, eks. Et siin tulebki, ma arvan, CNG lihtsalt on nii palju õppida, sest need kaotati praegu, need autod ju kaotati LPG-le, nii-öelda CNG arvelt võime nii öelda, eks ole, kui oleks õigel ajal reageeritud. Et ka oleks samamoodi võib-olla tanklakett juba varem hakanud mõtlema ka CNG keti peale, eks ole, aga kuna oli, nende jaoks oli optimaalsem minna üle LPG ketile, see oli lihtsam, see oli olemas, turuosa oli juba olemas, eks ole. Et sõiduautode puhul on see väga soodne on minna juba kasutatud auto puhul üle gaasiseadmele, eks ole. See on kõigile, enamusel on taskukohane, aga LPG seade ja CNG seade on lihtsalt erinevad, eks ole, sest sealt tuleb uuesti nüüd minna üle, eks ole. Ja uute autode puhul, sõiduautode puhul on ju see, et meil ei ole täna selliseid sõiduautotootjaid, kes toodaks täna juba CNG nii-öelda, see on ka sõiduautode nii-öelda turul on see väga uus asi, uute autode puhul. Ei ütleme siin vähemalt viis, aga vaatame, kes need on, Škodad ja teatud margid ainult, eks ole, ja üks konkreetne mudel, eks ole, millega kõik sõita. Siin on selles mõttes ütleme, sektor on, ütleme, nii-öelda läheb alles kuke sammudega autotööstused. Ja kui me räägime nagu LPG ja CNG võrdluses, siis siin ongi nagu konkreetne erinevus selles ümberehitamise faktis, eks. Nagu Ülo ka siin välja tõi, tavalisi autosid on võimalik panna sõitma väga edukalt CNG-ga.
see aga ei ole vähemalt meie analüüside põhjal mõttekas mitmel põhjusel, ehk siis need autod kaotavad oma, juhul kui te teete seda uuele autole, need autod kaotavad oma garantii ja nende kütusetarve oluliselt suureneb, mis vähendab nende autode siis majanduslikku mõistlikkust. Pluss seal on mootorid kuluvad kiiremini ja muud tehnilised probleemid, et kindlasti need, kes seda teinud on, võivad täpsustada. Samamoodi ei ole selline ümberehitamine, mootori ümberehitamine, mis on mõeldud mingi teise kütuse kasutamiseks, mitte kunagi kõige efektiivsem lahendus. Uute autode koha pealt ma olen nõus, et nagu konkreetseid meetmeid sõiduautodes CNG kasutuselevõtu toetamiseks on praegu väga raske ette näha, et meil ei ole olemas otsust sellisel tasandil, nagu meil on elektriautodega, ehk siis me ehitame ühe korraga välja taristu ja toetame sõiduautosid. Samamoodi näeme me, et ka sellisel ühekordsel väga suurel rahasüstil sektoris puudub tegelikult, ütleme, selline laialdasem mõju, ehk siis me ei näe väljaspool seda konkreetset ENMO programmi väga suurt elektriautode kasutamise kasvu. Ehk siis järjekordselt turutõkked on tegelikult mitte ainult selles, et me ehitame välja taristu ja maksame sõiduautodele peale, vaid kui me tahame nagu sellist pikaajalist lahendust probleemile leida või pikaajaliselt mitmekesistada transpordikütuste turgu, siis me peame võtma kasutusele mingid meetmed, millel on pikaajaline mõju. Ja ma arvan, et ma ausalt soovitan. Vaatad küll, jah. Ma arvan, et oota, aga ma arvan, et Alexelal on siia selle peale, kogu selle jutu peale, diskussiooni peale ka kindlasti midagi öelda, et Maria. Ja, et põhimõtteliselt meie oleme näinud oma klientide tagasisidest, ma seda 4000 ei oska kommenteerida, aga me oleme näinud klientide tagasisidest, et ümberehitamise korral on pigem eelistus LPG, kui ma ei eksi, siis põhiline põhjus on sellepärast, et CNG ümberehitamine on kallim. Ja uute autode puhul on eelistus CNG, sellepärast, et uut LPG autot väga ei leia. Ja Eestis on autode keskmine vanus 10+ aastat ja reaalselt see osakaal autodest, mis vahetub, siis uusi autosid tuuakse turule väga väike protsent. Ehk me ei näe tegelikult, see on üks põhjus, miks me LPG ja CNG asemel valisime esimese kütusena, kuna turg on lihtsalt oluliselt suurem. Aga me ei näe tegelikult, et LPG ja CNG selles mõttes omavahel konkureerivad. Pigem vastupidi. Kui see suurem enamus turgu ennast LPG peal ära orienteerib ja sa oled korra elus LPG autoga sõitma hakanud, siis gaas kui selline ei ole sinu jaoks enam midagi uut. Siis sa oled juba gaasitarbija. Ja kui sa siis ühel päeval oled jõudnud elama Viimsisse ja hakkad uusi autosid ostma, mitte lihtsalt vanu ümber ehitama, siis sa valid äkki CNG auto selle asemel. Skoda. Või Volkswagenil on ka. Aga ma täpsustan Siimule üks asja. 2 kõige suuremat LPG tehnoloogia paigaldajad praegu ütlevad, et automootorite puhul kütusekulu tõuseb 10%, aga eluiga ja hoolduskulud vähenevad. Ja see on ka üks väide, miks on juba lisandunud see, kui see on see 4000 tõsi, eks ole, aga kui seda 4000 ei oleks, siis vaevalt, et oleks Alexela ja Reola kett ka meil üle Eesti olemas, eks ole, nii et see ikkagi toetab seda. Ja teine asi on, et paljud automargid täna säilitavad oma garantii, kui nad LPG peal ümber ehitada, näiteks Amser ehitab neid niimoodi ümber, et kui ostad uue auto, siis kohe ümber ehitada, siis garantii säilib. Et CNG-l ei ole seda. Sõltub autodest, et Subaru pakub ka. Me praegu põhiliselt näitame, et mis see riigile tulu toob ja kõik seda suunda. Tegelikult, kui me tahame hakata seda gaasi kasutamist, peab minema tarbida, ütleme, sina Jüri, kui sa lähed selle peale üle, sul on 3-aastane tasuvus, kui su sõit on 20 000 aastas. Võib-olla selle peale rohkem tuua, mida kodanik saab kasu. Sest ma mäletan, et siin aastad tagasi ma olin ka bensiinisõitja ja läksin diisli peale selle peale just üle, et samaväärne auto diiselmootoriga on tavaliselt kallim 3-4 000 eurot, aga ma siin sama hinnaga, sest et tehti mingi kampaania ja pärast vaatasin, tõepoolest diisliga ongi odavam ja palju parem. Nii et võib-olla annab ka koostöös mingiste autofirmadega teha, et nad teeksid mingid kampaaniad sellisel puhul. Kas meil on veel küsimusi, ettepanekuid, et kui ei ole, siis ma nägin, et Ando tuli vahepeal uksest sisse, et täna oli koalitsioonikõnelustel energeetika teema vist laua peal, et küsiks, et kuidas asjad tegelikult, me siin arutame juba varsti 2 tundi, et kuidas tegelikult on. Sa ju Peet tead, et ma ei ole poliitik.
poliitikaga su käest kindlasti küsitakse nii sisendit, arvamust ja nii edasi, et kas me räägime enam-vähem õiget juttu või on midagi nüüd suunad teised? Tere. Ma ei tea, nii palju kui ma kuulnud olen, siis mulle tundub, et räägime seda õiget, ja ma küll ei tea, kui palju see biometaan või biogaas seal koalitsioonileppes saab olema kajastatud, aga kui vaadata nagu programme, siis tegelikult oli ju sotsiaaldemokraatid oli konkreetselt sees, minu arust oli ka reformil oli täitsa konkreetselt nagu sisse kirjutatud, nii et ma siin olen mõne poliitikuga konsulteerinud ja mulle tundub, et potentsiaali nagu on, et nad võiksid ka samamoodi arvata, et kui me räägime nagu sellest Eesti transpordi taastamise eesmärgi nagu saavutamisest, et siis ikkagi eesmärk peaks olema see, et kasutada võimalikult palju kohalikke kütuseid, mis teisena tähendab seda, et biometaan võiks olla seal nagu üks prioriteetsemalt. Nii, Annu tahtis veel. Küsimus üldisema pildi kohta, et räägime 1–3%, et ülejäänud 7–9%, kuidas see siis saab? Kas on kuluefektiivsemaid ja majandusele, ühiskonnale paremaid mooduseid? Tõenäoliselt väga ei ole. Ehk siis, kui me räägime sellest ülejäägist, siis see tuleks tõenäoliselt biokütuste segamise abil, mida tegelikult see on jälle üks teine arutelu, mis puudutab pigem selliseid tehnilisi detaile, et kuna meil on muuhulgas ka kohustus vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni transpordisektoris üldiselt, mis ei lähe nagu selle 10% taastuvkütuste, need ei ole kaks sama asja, siis tõenäoliselt meil see biokütuste segamiskohustus mingil kujul ka tuleb, eks. Ja mis nagu meie lähenemise üks alustest on see, et kuna meil on kohustus see 10% niikuinii täita aastal 2020, siis me peame ka nägema ette selle võimaluse kohustada kütusetarnijaid segama 10% osas kütuseid aastaks 2020. Kuid kui meil on võimalik biometaani elektritranspordi abil saavutada positiivset mõju, siis meil ei ole tarvis lihtsalt seda segamist, mis suures osas praegu, kuna meil endal tootmist ei ole, põhineb importkütusel, siis meil ei ole lihtsalt vaja seda teha, eks. Jah, et ma ei saa jätta kommenteerimata, et ütleme segamiskohustusega suurusjärgus hinda, ma võin eksida, eks ole, ka siuke 3–4% nagu tõstab, eks ole, selle väikse vahega, eks, et kui selle puhul meil see raha jääb nagu Eestisse, eks, et segamise puhul, noh, eks väga ei jää. Siit tuleb oma bioetanooli tootmine. Jah, et see märkus. Nii, oota, nüüd tuli igat poolt, Eiki, sa olid just esimene. Ma kommenteeriks paari sõnaga seda Villemi tõdemust, et biometaani kasutamise efektiivsus bensiini poolel on kasumlikum ja kuidas me sinnani siis saaksime jõuda. Tegelikult on fakt, et kui me suudame diiselkütusega panna või diiselkütuse asendajana panna sõitma näiteks kuni 1000 suurt ühikut, siis on ka see tegeliku turu lagi. Selleks meil polegi neid rohkem. Kui me kõik Eesti linnaliini bussid kokku loeme, saame võib-olla 600, kui seda. Kui nad kõik sõidavad aastas näiteks 80 000 kilomeetrit ja kasutavad 40 000 kuupmeetrit gaasi aastas ja oletame, et neid ühikuid on kokku 1000, kõik prügiautod ja kõik on ka juba puhtanud, siis on see kogus üldiselt 40 miljonit kuupmeetrit, aga ma räägin, oli seal number 130, järelikult 90 miljonit kuupmeetrit tuleb leida need tarbijad mujalt ja see on oluliselt suurem määr kui need bussid ja asjad kõik kokku, järelikult see sektor ongi CNG sõiduautode sektor. Ja ütleme strateegilist ülesehitust, nagu me oleme seni mõelnud, et tuleb see eratarbijale ja sõiduauto omanik tuleb see infra valmis ehitada. Ehk see tee võibki õige olla. Läbi selle bussi ja kommunaaltehnika tekibki toimiv infrastruktuur, autod sõidavad, tanklaid lisandub ja siis, kui olemegi sinnamaale jõudnud, siis ongi paras aeg
hakata ka majandusministeeriumil ja kõigil struktuuridel käivitama meetmeid ja vahendeid, et lükata liikvele sõiduautode turgu. Nii, teeme nii, et Raul küsib küsimuse ära ja siis ühe küsimuse esitamist. Ma ütlen kohe ära, et me selles mõttes sõnavõttu ei registreerinud, eks ole. Et Leo tahab ühe küsimuse esitada ka. Ma küsin sellise praktilise küsimuse, et kuidas me nüüd selle asjaga nagu edasi läheme. Et meil on tegelikult igapäevases elus kogu aeg sellist läbirääkimisi, üks või teine näiteks bussiettevõte või üks või teine mingisugune muu ettevõte tahaks näiteks endale hankida mingid gaasivahendid või keegi tahaks müüa busse ja kogu aeg küsida siinsamadele toetuste ja kogu selle asja kohta, et millised on need konkreetsed sammud, kuidas te selle projektiga edasi lähete ja et on mingisugused tähtajad, ja siin see aja küsimus on tõesti nagu kriitilisest, kui täna keegi mingi valiku ära teeb, siis nagu öeldi, et 10 aastat on vähemalt iga enne hakatakse midagi uut soetama, et ei tahaks nagu neid praegu tekkivaid asju enam käest ära lasta, et nad võiksid selle gaasi valida, kus midagi rääkida. No, see oli muuseas sama küsimus oli Siimule, eks ole, kuidas ma konkreetselt, ta ei vastanud jah nii konkreetselt, eks ole, aga ma kardan, et ta ei oska sellele vastata, enne kui sa vastama hakkad, eks ole, ma lihtsalt ütleks seda, et minu meelest on nagu hästi oluline see, et erinevates tubades räägitud jutud nüüd kuskile nagu kokku tulevad, eks ole, et tõesti see oleks nagu sihuke üks jutt, mida me igal pool nagu räägime. Et see on nagu meie ettepanek, et räägite erinevad juttu, jah. Ja selles suhtes, et kui ajagraafikust rääkida, siis ma arvan, et ma ei ole liiga optimist ja räägin ka nii-öelda ajalooliselt õiget juttu, et meil ongi, ütleme, need meetmetegevused olnud seotud nende tegevustega, mida alustati mõnda aega tagasi, ehk siis me KIK-iga oleme omavahel läbi rääkinud, et me vaatame nii-öelda selle sama GO projekti pealt, eks, kogume meetme kirjutamiseks infot ja samamoodi kui Arengufond tegi oma töid, oli Ahto töö enne ja alustas Villem oma töid, siis me oleme nii-öelda ära oodanud nende tegevuste lõpptulemused, et kui me siin suur osa teist on ju käinud MKM-i ja KIK-i koos korraldatud biometaani päevadel ka enne. Me tõepoolest algusest peale oleme rääkinud seda juttu, et me vaatame kogu väärtusahela lõikes biometaani küsimuste käsitlemist ja tahame selles meetmes toetada just neid lülisid, mis nagu päriselt selle sektori arengule kaasa aitavad. Kui me vaatame seda, kuidas realiseeruvad investeeringutoetuse projektid ja vaatame seda sama Arengufondi analüüsi, nüüd mis on lõpuks nagu paberi peal ja teie ees ja nagu suuremast väiksemast elektrikulust või tanklahindadest hoolimata, me näeme seal väga konkreetselt selliste väärtusahela lõikude omavahelisi seoseid, siis ma arvan, me oleme üsna lähedal sellise lõpliku lahenduse lukku saamisele. Võib-olla ütle mõni kuupäev meile. Mina tahaks seda, et meil on määruse trahv, eks ju, mida on võimalik saata sellele ringile siin aprillikuu jooksul. Aprillikuu lõpuks oleks määruse trahv selline, et seda saab saata sellele ringile. Kas on piisavalt konkreetne? Ja ma võin kinnitada MKM-i poole pealt, et meil on lausa õigus oma tööplaanid midagi taas. Just, tegelikult hea, et sa ära läksid. Nii, aga nüüd on Leo Saluste küsimuse esitamise kord. Sõnavõttusid me ei registreeri. Ja tõepoolest, kuule kolleegid, teatavasti on biogaasi metaaniks puhastamise viise mitmeid. Kas nüüd meie kolleegid teavad nende hindu ja teiseks, kas oleks võimalik, kuna siin Eestis on minu teada 4 suuremat biogaas ettevõtet, et igale ühele panna erinev see süsteem peale, et saada vastust, kuidas edasi. Sest teatavasti kirjanduses ja kolleegide pooles on väga tõsised need diskussioonid ja andmed
metaaniks puhastamata minu teada ei ole sobiv. jah, aga siin olid 2 konkreetset küsimust, selle teisele küsimusele ütleme, Siim püüdis vastata 2 korda, küsiti ta käest, kuidas edasi, noh, ütleme, ega päris head vastust ei saanud, Lauri ütles kõige konkreetsemalt koos Andoga, et aprilli lõpuks peab meetme määrus olema, aga esimesele küsimusele vastus on, äkki sa oskad vastata? Puhastusest. Ei, et kuidas ikka me puhtaks saame, et ma tean, et Ülo Kask on selle kohta teinud nii-öelda pika analüüsi, et ma pigem põrgataks selle palli peale edasi. Ma peast neid hindu nüüd ei tea, aga me omal ajal selekteerisime 2, üks oli vesipesu ja teine oli membraanpesu. Nii et teistega eriti ei arvestanud, need läksid suhteliselt kalliks. Aga seda meelt ma küll ei ole, et meil 4 jaama proovime kõik need seal ära. Vaatame ikka, kuidas... Ei. Me peame ikka enne vaatama, mis on kõige otstarbekam. Seal mastaabist sõltub ka, et pisikesele sobib väga hästi membraan ja suurele peaks vesipesu. Et niisuguse kunstliku asju maksa teha, see on juba maailmas selge. Nii, aga... Ühe tähtaja. Sina lõpetad, okei. Kuna see meetmemäärus peab olema valmis aprilli lõpuks, nagu Ando ja Lauri ära märkisid, siis selleks ajaks valmib ka seesama teekaart, millest ma enne rääkisin. Ehk siis samal ajal, kui me saame oma meetmemääruse lukku, peab meil olema lukus ka selline keskmõõtes strateegiline vaade. Ehk siis kuidas edasi, ma soovitaks jääda ootama MKM-i või KIK-i kutset või dokumenti just selle meetmemääruse ja teekaardi kohta arvamust avaldamiseks. Aga Leole on veel vastus küsimusele, kuidas edasi. Nüüd lõpetame ära. Need, mis siin laua peal on, meil pole ära söödud, need on nüüd söömiseks. Ja et kes, kui kiirelt sealt laua tagant tulla, siis kindlasti jõuab veel. Ja need, kes ära kannatasid, nendel on seal preemiat parema õlle ja võib-olla ka veini näol, et happy hour'ile. Siimule võib veel kiire Või jätke see sinna diskussiooni või see... Ei, aga see võib teisi huvitada, see on selline lustakas teema, vaata, Siim soovis, et oleks lustakas. Ma üritasin meil lustakam olla, aga ma ei tea, vist ei tulnud välja. Ma võrdlen lihtsalt eelmise selle presentatsiooniga, mis Siim tegi, siis seal oli lustakalt oli 9 miljonit, see meetme rahastus oli 9 pluss 41,9, kui ma mäletan õigesti. Et väga lustakalt on see ülejäänud ära kadunud, et praegu oli enne üheks. Üks väike lustakus oli veel, et eelmistes presentatsioonides oli 4%, eks ole, millest nüüd oli saanud 1-3% eesmärki. Et seal oli jälle üks väiksed lustakad korrektuurid, ma vaatan. Et väiksed lustakad kärped on olnud. Aga jätame mingit lustakust siia laua äärde ka, et loeme vist praegu selle nii-öelda ofitsiaalse ja salvestava osa nii-öelda lõppenuks ja lähme informaatiga. Väga